Ülle Soompuu ja ma olen Juhani puukooliaednik. Täna oleme tulnud Tõnu Oksa Marjamaa talu vaarika istandusse, et rääkida ühest uuest vaarikasordist. Tegemist on taasviljuva vaarikasordiga Delniva. Taasviljuv ehk remontantsort tähendab seda, et vaarikas annab hooaja jooksul 2 saaki. Esimene saak valmib tal juulikuus ja teine saak hakkab valmima augusti keskpaiku. Vaarikasort Delniva on just selle tõttu eristuv teistest taasviljuvatest sortidest, et tema teine saak on tegelikult varasem. Täna filmimise päeval on 16. august ja me näeme selle sordi puhul esimesi täisvalminuid viljakobaraid. Aga see on alles algus. Siin on näha esimesi vilju, aga kui me vaatame järgnevaid oksi, millel kõikidel on ära juba arenenud noored viljahakatised, mis valmivad nüüd järk-järgult kuu aja jooksul ja võib-olla isegi kauem. Sort Delniva sobib nii istandusse kui ka koduaeda. Lisaks imeilusatele marjadele on sellel sordil ka suurepärased kasvuomadused. Esiteks alustame sellest, et ta ei kasva väga kõrgeks. Nagu me näeme siit minuga võrreldes, on selle sordi kõrgus kuskil meeter, maksimaalselt 1,50 m, aga need on väga erandlikud oksad, mis kasvavad nii kõrgeks. Tavapärane kõrgus on 1,20 m juurde. Teiseks on tal väga tugevad oksad. Vaatamata sellisele suurele marjakobarale hoiab ta oma oksastikku ilusti püsti, ehk siis ta ei lamandu, marjad jäävad puhtaks ja teil on väga hea neid korjata. Taasviljuvaid sorte võib kasvatada 2 viisil. Üks variant on see, et sügisel jätate kõik need oksad alles ja lasete tal järgmine aasta siis juulikuus anda teile ka selle esimese saagi. Aga tihti kasutatakse ka seda meetodit nende puhul, et sügisel, kui need oksad on nüüd ära kandnud, siis lõigatakse kogu põõsas maapinnani tagasi. Ja järgmine aasta, kui hakkavad kasvama uued põõrsed, siis lepitakse sellega, et korjatakse ainult seda teist saaki. Ehk siis, nagu me siin näeme praegu, siis augustikuust valmivat vaarikat. Ma istun praegu siin selle sordi juures ja ma olen lihtsalt vaimustatud sellest, et samal ajal, kui ma korjan imeilusaid suuri hea konsistentsiga viljusid põõsa küljest, siis seesama sort samal ajal ka õitseb, nii et minu ümber on siin kümneid ja kümneid mesilasi, kes teda samaaegselt tolmeldavad, et sügise saabudes järjest rohkem marju juurde tuleks. Viljad on tal head ja tugevad, korjata on neid väga mõnus. Maitselt magus, et taasviljuvatest sortidest on kõige tuntum sort Polka, mida paljud meil koduaias ja ka istandustes kasvatavad. Aga võrreldes Polkaga on see vili ikkagi palju suurem. Ta kasvab palju, ta valmib palju varem ja ma võiks öelda, et maitseomadustest ikka kordades magusam, kui on sort Polka ja ta säilitab seda head magusat värsket maitset kuni saagi lõpetamiseni. Ja sellepärast meie puukoolis soovitame seda sorti kasvatada.